ja õppealajuhataja Kalle Sirega. Aasta oli ka siis, 1980 august. Tervituseks on sõna neil. Väike tere kõigile ära. Minu aeg algas selles majas 1980. aastal, kui linnas toimus suur olümpiapurjelikott. Tavaliselt alustatakse tööd augusti 1. kuupäeval, aga olümpiaga seoses peale instituudi lõpetamist öeldi, teie töö algab 1. juulil. Ja nii ma siis siia majja olin. Alustasin tööd algklassi õpetajana. Teatud ajapääla ja kool kandis nina Tallinna 8. klassiline kool. Aegade aastate möödudes sai kool nimeks Tallinna Hiiu Põhikool. Ja praegu kanname me nime Tallinna Õmme Gümnaasium ja ikka ma töötan algklassiõpetajana. Selle põhjal, mis ma olen siin olnud, võin öelda, aeg on läinud liigul. Ja ma usun, et need kõigid, kes me täna siia oleme tulnud, ei ole aeg kaasa viinud mälestusi, mida see kaunis maja meie jaoks tähendas tookord. Võib-olla vahepeal jäi ka mõned kaugemale, ei olnud meeles, kuid nüüd tulles täna siia majja, kindlasti tulevad meelde need toredad koos veedetud ajad. Ja te saate täna jagada neid oma klassikaaslastele ja kindlasti väga toredatele kolleegidele, kes on olnud siin minu kõrval kogu aeg. Minu poolt ilusat õhtu jätku teile. Nagu öeldi, olin ka mina siia majja aastal 1980 ja ma pean kahjuks vabandama, mälu hakkab aeg-ajalt vedama. Paar aastat tagasi üks väga sifakas noor härra ütleb mulle tänava nurga peal, tere, vastu ja temal on 2 väikest poisikest kõrval, mis küsib, mis see oli. Ja tema ütles klassijuhataja. Mina läksin suure häbiga koju, võtsin välja vanad klassipildid ja keelsin üles. Aga ma arvan, et mulle võib äkki andeks anda, sest minuga on siin majas kokku nende aastate jooksul olnud ligi 300 kolleegi ja ligi 2000 õpilast. Nii et raske meelest peale kõik. Paar päeva tagasi helistas mulle härra Uno Leer, kes ütles, et ta elab siin lähedal, vaatab täna oma koduaknast välja ja tuletab meelde, kuidas 1944. aastal siin kooli õppis. Ja mul on siin praegu selline tänukiri Hiiumaja perele. Tallinna Nõmme Gümnaasium tänab teid kogu see truu pedagoogilise töö eest ja õnne maja veeks õppekoolase direktor Riho ja soovime teile kõigile head tööd.
1985. aastal kirjutas Marivar Kesamaa oma klassi kokkutulekuks luuletuse Me meenutame veel. Kui kiiresti lööb ajatiib, 50 aastat, nüüd ta viib meid tagasi meenuteen. See Hiiu kool, meie noorusmaa, ei seda aeg meist võtta saa. Me mäletame ikka veel kõik, mis tas oli. Klass või hoo, kas hetk või tunde vaimunud. Meil õpetajad, noored kõik, see koolitee, ta heleliikede helisemas olme seas. Ja ikki hallitune pead on harvenenud meie tead. Meid saadab veel, kui kevad algus. See kool ta teeb, kui elu algus. Tallinna Hiiu põhikool ja veel enne seda Tallinna 28. 9. klassiline kool. Ja veel enne seda see on pikk lugu, 90 aastat. Ja kuigi mu seinad on vanad, olen seest, ma ikka noor, sest siin on lapsed. Lapsi on siin alati olnud, palju lapsi ja õpetajaid. Ja ikka on sind õpitud, naerdud, vahel kurvastatud ja lauldud. Nii on. Soovin
aga minu lugu algas siis, kui Nõmme sai 1926. aastal linna õigused. Inimesi elas siin juba 13 000 ja paljud lapsed pidid Tallinnas koolis käima. Hiiut ühendus pealinnaga küll juba elektriraudtee, aga Nõmme veas hädasti oma kooli. 1927 pandi luba Hiiu kooli rajamiseks ja sama aasta augustis pandi kuule nurgakivi.
27. aastal. Nii kirjutab 1929. aastal teise klassi õpilane Margareete oma vihikuks Meie kool. 2. septembril 1928. aastal oli koolimaja pühitsemise aktus, mis ilusa ilma tõttu oli korraldatud koolimaja õues vastu raudteed. Aktust kuulas pealt suur rahvahulk, aga 3. septembril kell 8 hommikul algas uues koolimajas õppetöö. Hoonesse asusid õppima Nõmme linna 1. ja 2. algkool ning Nõmme linna üldhariduslik täienduskool, mis on Nõmme gümnaasiumi eelkäija. 1. augustil 1931. aastal liideti 1. ja 2. algkool üheks Hiiu algkooliks, mille juhatajaks on härra Mihkel Kuur. Meie kool asub Raudtee tänaval number 53-55. Tema ametlik nimetus on Nõmme linna Hiiu algkool. Ta on suur, kahekordne kiviehitis, mansard ja keldrikorraga. Peaukse kõrval alusmudris on marmortahvlilaud 1927. See on meie kooli asutamise aasta. Ilus on meie koolimaja, juba kaugelt paistab silma. Eriti huvitav on ta pimedal sügisõhtul või talvehommikul, kui ta särab tulede veres. Teda ümbritseb suur õu kooliaed, kus kasvavad männid ja õpilaste poolt istutatud ilupuud. Siin on nii palju avaldust. 100 lapsed võivad korraga õuel mängida. Kõigile jätkub siin ruumi. Kooliaeda teeme kevadel lillepeetuleid. kõik see valmistab meile palju rõõmu. Meie armastame oma kooli, ta on meie teiseks koduks. Ruumide jaotus 1937. aastal. Keldrikorral asuvad riidehoid, einelaud, veeruum, puu- ja rauadeklassid ja keskkütteruum. Esimesel korral on kantselei, õpetajate tuba, kooliteenija korter ja 4 klassiruumi. Teisel korral on saal ja 5 klassiruumi. Mansardkorral on 3. A-klass. Meie klass. Meie õpime 3. B-klassis. Teisel korral. Peale lõunat töötab samas klassis Nõmme linna ühisgümnaasiumi 1. klass. Meie klass on avar ja armas. Tal on 5 akent, 2 tahvlit. Tahvlid varjavad 2 akna alumsest poolt. Seinad on altpoolt vooderdatud laudadega ja värvitud pruuniks. Üleval aga krohvitud roosaks. Põrand on laudadest jõutatud, et olla klassiduseks. Klassi valgustavad 2 suurt elektrilampi. Tagaseinast on kapid, milles keskkoolivarandus seisab. Klassis ei ole harilikud pingid, vaid lauad ja toolid. Laudu on meil 21. Meie klassis töötavad 41 õpilast, 24 poissi ja 17 tüdrukut. Meie klassijuhataja on proua Renter, joonistust annab Preili Läänemets, võimlemist Preili Peeri, laulmist annab proua Vint.
ja mulle meeldib siin elada. Männid on siin aasta läbi haljad, nii et talvel ka loodus ei ilu. Suvel varjavad nad kuuma päikse ees ning nende ilus on jahe ja mõnus. Siin leidub karavaid, mis üsna julgesti puuokstel hüplevad ja vahestki nad käbi alla lükkavad. Ilusaim aastaaeg on nõme sügispoolne suvi, siis avab kanarvik oma lillakast roosa õie ja kogu nõmmekene on kui lillakasse vaipa pugenud.
algas sõda. Vabaduse puiesteel mürisesid tankid. Tunnid olid lühendatud ja nende läbiviimiseks ei saanud kasutada klassiruume. 1942–1944 aastani oli minu ruumides Saksa sõjaväehaigla ja kõik Nõmme koolid töötasid rahumaal. Igale koolile oli eraldatud päevas 2–3 tundi. Hiljem olid tunnid tenniseväljakute riietusruumides. Tunni pikkus oli 20 minutit. 1944 aasta pommitamises sai viga ja siis juba suleti kõik Nõmme koolid. Oma lapsi, kes 1940. aastal õppisid Tallinna linna 28. algkoolis, ma tagasi ei saanudki, sest 1948. aastal asusid minu õpilased õppima 34. kooli ja Nõmme muusikakooli ruumidesse. Minu seinte vahel oli vene õppekeelega kool kuni 1. septembrini 1951. Kätte olid jõudnud 50. aastad ja minu nimeks sai Tallinna 28. mittetäielik keskkool. Peale nimemuutuse tuli uuendusi veelgi. Septembril 1964 alustati kooli uue kõrvalkooli ehitusega. Juurdeehitus valmis 1965. aastal. Siis oli kavas ka ehitustöid jätkata, et see on jäänud tänaseks ehituseks. Millalgi pandi koolihoovi täheteravapoolsesse ossa üles suur kilehall, kus kehalise kasvatuse tunnid toimuda said. Kuid tänaseks on see võimalus sulanud nagu muudune tuli. Sellisena nagu toona, siis seisan siin viimased 50 aastat, ootan ja loodan.
minu koolitöö algas 1. septembril 1972. Hiiu jaamas Nõmmemaal asukas koolijuht. Toonase Tallinna 28-klassilise kooli 1. klassis. Selles koolis käisin 7 klassi. Pidanuksin käima 8-ndani, aga ma tahtsin ilmtingimata minna keskkooli, tänasesse Nõmme gümnaasiumi. Ja nii vaetasin kooli juba 8. klassis. Kui ma õieti mäletan, oli koolimaja vana osa toona hallikas roosat värvi. Maja uus osa aga samasugune kui praegu. Seda, kus mingid klassid asusid, ma enam kahjuks ei mäleta. Nii palju siiski, et keemia, füüsika ja bioloogia klassid olid 6 korpuse 3. korrusel. Vanahoone all keldris asus söökla. Eesti keele klassid olid vana korpuse 1. korrusel. Uue maja 1. korrusel olid tööõpetuse klassid. Meie lasteorganisatsioon on pioneeriorganisatsioon. Ametlikult Vladimir Iljitš Lenini nimeline üleliiduline pioneeriorganisatsioon. Meie kooli pioneerivalev kannab õdede Telmanite nime. Pioneeriorganisatsiooni kuulutakse alates 10. eluaastast. Enne seda olid oktoobrilased. Oktoobrilaste grupid, mida tähekesteks kutsutakse, kuuluvad pioneerimaleva juurde. Olin ise oktoobrilaps. Nüüd olen pioneer. Tunnistan, et oktoobrilasena oli tegevust tänu meie toredatele tähejuhtidele Üllele ja Moonikale märksa rohkem kui pioneerina. Kord nädalas toimusid koondused, millel alati erinev sisu oli. Kas siis õppisime midagi põnevat või mängisime toredaid mänge. Pioneeri ajal aga toimuvad vaid nii-öelda kohustuslikud koondused. Iga aasta 2. oktoobril toimub üleliiduline raadiorivistus. Lahti seletatuna kõikides pioneerimalevates üle Nõukogude Liidu toimub koondus ühel ja samal ajal ning see koondus on nii-öelda avapauk pioneeride tegevusele õppeaastal anti suunad, mis on õppeaastal kõige olulisemad. Veebruaris toimub koondus, mis on pühendatud Punaarmee aastapäevale. Igal kevadel mais toimub pioneerimaleva aruande valimiskoondus, kus vahetub maleva juhtorgan, malevanõukogu. Igal kevadel 19. maile lähimal pühapäeval toimub üleliideline pioneeride paraad. Alati valmis! Tagasi marss! Parem,
ja üleliidulised suusaspordivõistluste esimesed 3 kohta just meie kooli. Mis siin salata, olime uhked küll. Kui ise 6. klassi jõudsime, loodi meie ja meie paralleelklassi baasil uus spordiklass ja ka selle klassi sportlaste tulemused olid üsna head. Seostused üleminekuga kohustuslikule põhiharidusele muudeti 1989. aastal senised 8-klassilised koolid 9-klassilisteks. Kool nimetati ümber. Niisiis sai kooli nimeks Tallinna 28. 9-klassiline kool. 1991 loobuti koolide senisest numeratsioonist. Kool sai uueks nimeks Tallinna Hiiu Põhikool. 19. juunil 2006. aastal Tallinna linnavolikogu määrusega liideti Hiiu Põhikool Lempära gümnaasiumiga. Kool alustas 1. septembril tööd 2 majas. See on minu lugu, ühe koolimäe lugu. Ja pole oluline, mis nime kannab marmortahvel minu peaukse kõrval, millised poliitilised tuled puhusid või puhuvad Eestimaal. Oluline on, et siin on lapsed, minu oma lapsed. Olgu neid palju või vähe, olgu nad suured või väiksemad, peaasi, et omad ja kõneleksid ikka eesti keelt. Ilma lasteta ei oleks ma see, kes ma olen, koolimäe. Nii kaua, kui neid lapsi õpetada ja õpetajaid, kes õpetavad. Nii kaua, kui siin
80 aastat. puud annavad käest kätte tuult ja inimpõlved teatavad. On ühed väljalennu pakkunud ja teised alles lähevad. Ei iial tühjaks jää sõnu, ei iial vanaks jää sõnu. on järjest uutel kooli algus ja läinud saadab kooli valgus. kenat õhtu jätku ja aitäh kuulamast, sellega on meie kontserdi pool lõppenud.